Räägime maatrikstoodetest. Maatrikstooted ehk siis variatsioonidega tooted on eelkõige kasutuses rõivakaubanduses, mis tähendab siis tegelikult seda, et me ei müü lihtsalt särki, vaid me müüme särki konkreetse suuruse ja värviga, võib-olla veel mingite tunnustega. Ja ta on aktuaalne eelkõige siis, kui me räägime e-poest. Et Erpli andmestik peaks siis toetama e-poodi. Nimelt lihtsalt müügiks võib ju valida ka tavatoote lihtsalt õige suuruse ja värviga, iga toode eraldi. Aga maatrikstoode võimaldab siis e-poes kuvada maatrikstoodet koos oma pildiga ja kui seda avada, siis on võimalik öelda kliendil, et millist suurust või värvi ta siis tahab või võib-olla ka mõlemat. Ja siis talle kuvatakse juba detailsemalt seda toodet, mille vastu ta siis huvi tunneb, millise variatsiooni vastu. Maatrikstooteid saab importida, nendel on eraldi impordi võimalus, see fail on väga spetsiifiline ja sellest räägitakse eraldi videos maatrikstoodete import, aga praegu kuidas siis käsitsi teha. Ja selleks on kõigepealt vaja teha natuke eeltööd ning kirjeldada need eritunnused või dimensioonid, mida me siis kasutame. Selleks seaded, kõik seaded, laoseaded ja dimensioonid. Siin on näiteks tegelikult color ja size olemas, põhimõtteliselt kui rohkem erinevaid dimensioone vaja ei ole, saab siia juba täiendusi teha lihtsalt. Kui me aga räägime, et meil selles samas poes müüakse ka näiteks kingi, millel on oma numeratsioon, müüme ka kindaid, mütse, millel kõigil on oma numeratsioon, siis ma soovitan neid dimensioone juurde kirjeldada. Aga praegu ma võtan lahti colori. Siin on olemas 2 värvi, mida võib muidugi ka vajadusel eemaldada, kui need värvid ei sobi. Ja lisan siia musta nimetusena, siis võib-olla stiili mõttes oleks hea, kui see nimi oleks suure tähega ja kood võib olla ka tegelikult numbriline ja selle panen praegu väikse tähega ja lisa. Ja nii edasi, kusjuures neid järjestusi saab siis nende linnukestega taaskord muuta. Ja lisaks e-poe järgi või jaoks võib siis muuta ka neid dimensiooni väärtusi. Tegemist on värviga ja inglise keeles on ta siis color. Ja F7-ga siis salvestan. Ja suuruse all on praegu klassikalised SML, võib lisada ka näiteks extra large'i ja lühendiks on siis XL ja lisa. Ja kui nüüd tahaks, et tegelikult ta oleks niisugustes loogilises järjestuses, siis ilmselt selle extra large'i peaks viima kõige esimesele kohale, et ta on siis kahanevas suuruses. Aga muidugi alati saab seda siis ka muuta. Ja sama lugu, et eesti keeles on ta siis suurus ja inglise keeles size. Ja F7-ga salvestan. Aga nagu öeldud, ta võib olla ka kinga suurus, kinda suurus ehk lisan ja annan nimetuse ja siis hakkan väärtusi panema pärast salvestamist. Nüüd toodet lähen kirjeldama ikka PIM ja toote kataloogalt lisa. Tegemist on näiteks T-särgiga. Kuulub tootegruppi T-särgid
võimalik, et ta maksab meil näiteks 15 euri brutohind ja tegemist on siis maatrikstootega. Kõik muu info nagu tavapäraselt, et võimalik, et meil on mingi hankija, võib-olla seeria, kevad, suvi, tähtsusgrupp, võib-olla eritellimustoode, kaubamärk võib-olla, päritolumaa, ütleme, et on kodumaine Eesti ja salvestame. Ühik ka võib-olla tegelikult. Ja salvestame. Tekkis kood, aga kuna tegemist on nüüd maatrikstootega, ilmus siia ka maatriksi nupp. Klikin sellel, vaikimisi variatsioone ees ei kuvata, seega neid ei ole ja saan minna genereerima. Genereerimisel saan öelda järjestuse, et kas enne on värv ja siis on suurus või vastupidi. Ja kui ma sellise otsuse olen teinud, siis ma seda ka enam juba olemasolevate toodete olemasolu korral ei saa muuta. Nagu ma ei saa poole pealt enam loobuda mõnest dimensioonist või juurde kasutusele võtta. Et sellisel juhul me räägime uuest tootest ja see tähendab laoseisu nulli viimist ehk maakandmist üldjuhul ja kogu selle maatrikstoote koos variatsioonidega arhiveerimist ning uuesti arvele võtmist. Siis uue tootena, mis on loodud siis teistsuguste dimensioonide valikutega. Edasi, genereeri toote variatsioonid. Programm näitab mulle kõik värvid ja suurused. Valin just need, mida vaja. Jätan siit teadlikult mõned välja ja saan kirjeldada siis ka eraldaja, mis koodis kasutatakse, et kas see on kriips või on ta tühik või kaldkriips, et just täpselt nii, nagu siis vaja on. Kui ütlen käskluse genereeri, tekivad mulle sellised koodid, mis koosnevad siis maatrikstoote koodist, kriips on tunnuseks vahel, siis on värvi koodis, mis võis ka numbriline olla, ja ka suurusest. Et kui kõik on numbrilised näitajad, siis tegelikult tulebki siit koodinumber kokku. Kui kinnitan, on olemas ja saan siit siis minna tagasi. Kui ma lähen nüüd neid maatrikstooteid vaatama, siis neid kuvatakse M+-iga. Ma saan alati selle M+-il kliki teha ja neid variatsioone kuvatakse mul siin all ja ma saan muidugi iga variatsiooni eraldi avada. Lisaks võin ma ka ühte parameetrit muuta filtris, et kuvatakse ka maatriksvariatsioone ja otsi, mille tulemusena neid kuvatakse siis sellise tunnusega MV. MV ongi siis alati maatriksi variatsioon, M+ on maatriks ise. Ja kui ma nüüd selle maatrikstootel näiteks muudan hinna ära, tõstan 16 euro peale ja salvestan, siis tegelikult kõikide variatsioonide hinnad muutusid ka ja see on määratav seaded, üldseadistused alt ja siin on siis olemas eraldi maatrikstoodete peatükk. Ja loomulikult on võimalik see välja lülitada, kui ma selle Linuxit ära võtan, et kui redigeerida maatrikstoodet, siis muudatused kantakse automaatselt edasi kõikidele variatsioonidele. Ja lisaks on võimalik ka teatud näitajate uuendamine välja jätta. Et kui näiteks erinevatel suurustel on erinev hind, siis ilmselt neto ja informatiivne laohind lihtsalt lühitatakse välja. Kui nüüd aga tuleb välja, et mul ei ole mitte kõiki värve ja suuruseid, siis võtan lahti maatrikstoote, klikin nupul maatriks.
Nüüd kuvatakse mulle neid maatriksi variatsioone, mis on olemas, aga ma lähen genereerima. Nagu öeldud, neid järjestusi ei ole mõistlik muuta, et neid ka siin kuvatakse. Võtan genereeri toote variatsioonid ja nüüd teen vaid need, mis on siis nii-öelda puudu. Ja ütlen ka, mis on eraldaja. Ilmselt on mõistlik läbi kogu programmi seda eraldajat kasutada ühtemoodi. Ütlen genereeri ja sellised tekitatakse siis juurde ja kui kinnitan, siis lisandus siia siis ka see green värv. Ja nii ongi maatriks tooted olemas.